mul on väga hea meel, et meie koostöö jätkub meie peasponsori Saaremaa Euronixiga, mis puudutab meie jalgpalli ennustusvõistlusi meie maa Aarnes. Ja nüüd on meil jälle 4 aastat mööda läinud maailmameistrivõistluste ajast, kus meil ennustusvõistlus jällegi Euronixiga koostöös on korda ilusti läinud. Ja meie ees on ka täna selleaastane võitja, kelle nimi on Piret Vilukas. Ta on 2 lapse ema, elab Lümades ja käib Kuressaares tööl. Ja tema võiduviis oli sel aastal väga eriline, sest esimest korda meie ennustusvõistluste ajaloos juhtus selline lugu, et tuli peavõid välja loosida. Ja loosi tahtel osutus siis võitjaks nimetatud Piret, aga väga huvitav on veel see, et need, kelle hulgast loositi, oli tema elukaaslane. Elukaaslane tuleb ka siia siis. Jah, tule. Ära seal häbene midagi. Elukaaslase nimi on Tõnis ja meie kui korraldajad olime ausalt öeldes alguses mures, eks ole, et kuidas me saame niimoodi teha, et nüüd üks saab siis terek ja teine samaväärse ennustuse eest särgi. Aga kui mul langes ikka kivi väga südamed, kui ma sain teada, et tegemist on ühe pere inimestega ja nagu siin Tõnis juba naljatamise ütles ka, et võib-olla minu naine lubab siis mul ka seda televiisorit vaadata. Nii, ja võib-olla tahad Karli midagi öelda? Palju õnne võitjale. Jah, aga võib-olla tahab ennustada midagi öelda? Tänan Prantsusmaad, elagu Prantsusmaad. No ma küsin ainult nii palju lisaks juurde, et kas teie perre on enne ka sellist loosi või ennustusõnne kukkunud? Nii suurt ei ole. Nii suurt ei ole, see on teil esimene. Siis mul on veel kord väga meel, et te võtsite osa ja selle suurepärase tereka endale võitsite. Nii, palun peasponsori esindaja Kalvi Trees terekas võitjale üle anda. Ja siis ka veel palju õnne. Ja sümboolselt saame seda tõsta. Niimoodi, et see on selline päris raske. Nii, järgmiste ennustusvõistlusteni. Ja koduteed teile. Aitäh!